Mootori remont vaikselt edeneb ja whitebody'ga praegult edasi ei ole läinud, sellepärast, et paneme enne koilid külge. Max Speeding Rods on mul küll juba pikalt sponsor olnud, aga ma ei ole mitte ühtegi nende koili päriselt oma auto külge pannud tänavasõiduks, nii et nüüd on Miata kord. Täna siis proovimegi need siia külge saada. Ja eks siis lõpus teeme ka väikse ülevaate, kuidas nendega sõita on. Ma olen küll selle karbi lahti teinud, aga ma ei ole siia sisse veel päris vaadanud. Max Speedingu uuemad koilid, mida ma ei ole kordagi kasutanud. Ja no, võrreldes eelmistega, need näevad kõvasti paremad välja juba. Ja nendega on ka kõvasti rohkem vaeva nähtud, et need oleks parema kvaliteediga kui need eelmised. Siis nendel on kõrgusregullitav, mul ei tule see sõna meelde, regullitav ja siit saab ka veel regullida jäikust, ehk siis ma ei mäleta neid kõiki väljendid. Ja ma ei ole mitte kunagi siukseid koile tegelikult isegi paika pannud. Need peaks kõik sinna külge minema. Vaatame, kas kastis on veel midagi. Siin on kile, Max Speedingu kleeps, mingi manual ja koili võtmed ning teine koil. Ma isegi ei tea, kumb on kumb, kas pikem või lühem käib ette, ma isegi ei tea seda. Nii, kõik asjad on käes. Karbi võib eemale visata ja tagasi. Nii, aga ma arvan, et ongi aeg hakata pihta, küna üles tõsta ja proovida need alla saada. These niggas is missing the hard work, they calling it talent. And I find that disrespectful cause I put on the mileage. Up for the shit but I'm down for the challenge. Step off the scene just to find me a balance. These niggas don't want it to get it cause when it got hard, them niggas will quit it. So much hustle, dog. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog, yeah. Hey, watch out this shit bubble, dog, yeah. Nii, auto on nüüd õhus. Kõik rattad on alt ära võetud, kõik 4 nurka on õhus, veits porno on, aga pole hullu. Järgmine etapp ongi siis vanad välja võtta. Ma ei teagi nüüd, kuidas see käib. Siis tuleb alt lahti saada ja kuhu ta läheb, ehk äkki kuhugi siia sisse. Esimesed tõenäoliselt alt lahti. Ma loodan, et siit ei pea rohkem mingit jama välja võtma. Siis siin ma tean, eks ma vaikselt hakkan tegelema ja siis selgub, noh. Look, shit, I chase hit to make some real shit. Something that they feel shit. Cause all I know is speaking on some shit I really deal with. Like how I fucked some hoes and in the morning didn't feel shit. Was tired of being single, so I went and got a real bitch. Like how my homies quit and left this rap shit, nigga. So now I'm grinding dolo in they absence, nigga. But I'm still sticking to the plan cause I mapped it, nigga. And I don't care about going slow, just not backwards, nigga. I put in so much hustle, dog. Sain nüüd vana amordi kätte siit. Sellised nad on. See on siis vana, siin on mingi madaldusvedru, aga nii kui see auto all oli, see vedru oli koos niimoodi, et auto üldse ei liikunud. Ja noh, paneme siis uue Max Speedingu oma. Lingid on muidugi all descriptionis sellele, kui tahate järgi vaadata, mu sooduskood Jocelyn on ka seal muidugi, saate 10% kõikidelt Max Speedi toodetelt alla. Aga see tuli suht lihtsalt lahti. Pidi võtma stabika kondi lahti, mis on täielikult sitt siin. Siis ülevalt tuli ära võtta paremalt poolt varuratas. Seal oli 214 polti või mutrit tähendab. Ja siin pool on üks plate. See plate, mis tuleb ära võtta ja et saaks sinna ligi nendele 14 poltide mutritele. Ja siis tuleb kogu see krempel alla vajutada, aga kuna ma on üksinda polnud nii lihtne vajutada, siis ma võtsin siit selle poldi ära, et õõts tuleks alla ja et ma saaksin amordi kätte siit. Aga nüüd polegi midagi. Nüüd tuleb lihtsalt vanad tagasi panna ja, uued tagasi panna ja vaadata, mis eespool toimub. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog, yeah.
Hey, watch out, this shit bubble dog, yeah. Look, niggas don't really want it that bad. I see it clearly now, but me, I really want it that bad. My grind is eerie now. First I write the songs, mix the songs and shoot the videos on my iPhone. Shit is serious, you hear me though? I ain't got no label backing me, it's just me and my girl. So when I blow up, I'ma give it a whirl. Cause I'm overly focused and overly thorough. When it's all said and done, they're gon' build me a mural. I put in so much hustle, dog. It's all about that muscle, dog, yeah. Tryna make it out the struggle, dog, yeah. Hey, watch out, this shit bubble, dog, yeah. I put in so much hustle, dog. It's all about that muscle, dog, yeah. Tryna make it out the struggle, dog, yeah. Hey, watch out, this shit bubble, dog, yeah. Nagu timelapsist näha oli, ma sain esimese ka alla. See oli suhteliselt lihtne, pealt poolt siit on ainult 1-2 mutrit alt, kus on koilil on siin üks polt ja mutter seal otsas ja põhimõtteliselt tuligi välja ja muidugi tuleb stabika kont lahti võtta, aga mul ta on päris jube, nii et ma lõikasin ta lihtsalt pooleks, nagu nii tuleb uued panna, seda poolt ma ei ole veel kätte saanud ja siis tuli lihtsalt pressida seda võimalikult alla ja amort tuli välja ja samamoodi lihtsalt pressida seda võimalikult alla ja uus sisse panna ja nii lihtne ta oligi. Selline ta välja näeb, tagumist ka ja ma teise poole vahetan ka ära, ma ei viitsi seda filmida, ehk kui ta valmis on, siis ma näitan, milline ta on. Miata sai nüüd koilid alla. Tada! Aga ma ei ole neid veel paika sättinud, ehk ta näeb suhteliselt kõrge välja praegult. Reits maastur on, aga ma ei hakka neid enne väga paika sättima, kui mul need laiendused siin küljes on. Tegin väikse tiiru sellega, alguses keerasin kõige hardima peale, siis oli suht pampi, liiga pampi, siis keerasin kõige kergema, softima, kõige pehmema peale, siis oli suht päris hea oli sõita tegelikult, isegi natuke liiga pehme oli, nii et ma ei ole neid üldse sättinud, et ma sätin kunagi hiljem. Aga jah, täpselt nii kerge oligi Miata koile vahetada. Ja koilide link on all descriptionis koos minu sooduskoodiga, nii et minge tšekkige üle ja nagu alati minu poolt kõik. Like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.